Disclaimer, Your Spiritual Momis podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Mina olen Helis ja mina olen Piret ja meie oleme Your Spiritual Momis podcast. Nii. Tänaseks teemaks on meil siis selline asi nimelt, et sisemine pere. Mis see on? Kes need on? Miks nad on? Kust nad tulevad? Mis on nende vajadused, nende probleemid, kuidas neid lahendada? Jah, nii. Ma arvan, et siis lähme kohe teemasse. Sukeldume sügavuti. Vähem loba, pikem samm ja seda ütleb Pirksi sisemine mees Pets. Tere tulemast. Põhimõtteliselt meil on ka väike spikker, sellepärast, et me rändime liiga palju. Me lähme natuke liiga muidu igale poole mujale. Ja see ei ole väga tore, sest et muidu on seda informatsiooni natukene liiga palju ja natukene liiga segane on see värk muidu. Me üritame hoida seda nagu võimalikult lihtsana ja siis jälle teie küsimused, kogemused, absoluutselt kõik on teretulnud. Nii et podcasti lõpus kirjutage. Ja disclaimer ka jälle alati, kõik mida me räägime on meie kogemused, meie uskumused, tõekspidamised, see kuidas meie asju näeme, kuidas meie asju mõistame, kus meie omadega oleme, kui teadlikud me oleme, et kui sul on teine arvamus, põhitõed, that's your thing, that's you, aga siin oleme meie. Nii, aga igastahes sisemine pere on minu üks lemmikumaid asju väga paljude teiste lemmikasjade seas. Kõige lihtsam sisemist pere siis seletada ongi see, et seal on 3 liiget. See võib minna veel suuremateks osadeks, aga kuna praegu on sisemine pere, siis me võtamegi need 3 liiget, kelleks on siis sisemine laps, sisemine naine ja sisemine mees. Ja ütlen kohe ära, jah, naisel on sisemine mees ja füüsilises kehas siis mehel on sisemine naine, nii et palun ärge sellest nagu ära ehmuge, kõigil on see. Ja sisemine naine on tavaliselt vasakul pool ja sisemine mees on tavaliselt paremal pool, aga need pooled ka vahepeal võivad olla vahetuses. Nii et sul on sisemine mees on vasakul ja sisemine naine on paremal. Aga see vist on pigem harukordsem. See on harukordsem ja seda väga tihti ei ole, räägin oma praktikast. Et praegu toon kohe ilusa näite, et kui sa näiteks kannad käekotti, olles naine, siis kummas käes sa kannad tavaliselt poekotti, käekotti. Üldse mingid raskeid asju, et kumb pool sul üle võtab, kas su naiselik pool või see mehelik pool? 100% mees. Sama. Pets, minu sisemise mehe nimi on Peeter, eesti keeles, inglise keeles Peter ja tema siis hüüdnimi on Pets. Ja tema hoiab kõike raskeid asju. Kui ma hoian oma lapsi, siis lapsi hoides on mu põhikäsi vasakkäsi, mis on hästi huvitav. Et parem käsi võiks nagu loogiliselt mõeldes olla see, kes hoiab lapsi, aga ei, lapsed on alati vasakul pool. Alati vasaku käega ma hoian neid. Beebid ka kusjuures ja ikkagi hoiad nagu selle käega. Jaa, kui ma niimoodi mõtlen, siis mul on vist sama. Et beebi on pigem, sa hoiad teda nagu niimoodi. Et mitte teistpidi, sest kuidagi ebamugav on teistpidi. Imelik on veits. Ongi vaata naiselik pool, vasak pool ikkagi hoiab. Kohmet on veits, kui on vasak paremal pool. Nii, aga siis alustame äkki kõige siis väiksemast, kes on siis meie sisemine laps, kes tuleb välja näiteks minul isiklikult siis iga kord, kui ma näen loomi, näiteks kasse, koeri, mingi hamstreid, midagi papagoisid. Et
ta läheb kohe siuke ekstaasi või siis kui näiteks vihma sajab õues ja ma tunnen, et ma tahaks poolilõigus hüpata, siis see on mu sisemine laps ja ta kreivib kogu aeg šokolaadi, nii et ja ta armastab väga šokolaadi ja sellepärast ma söön kõik asjad, mis mul on, isegi kui ma teen toitumist, mis iganes, mul on alati, kui on võimalus, siis pudingud, asjad on kõik šokolaadiga, mitte millegi muuga. Ainult šokolaadiga. Ainult šokolaad. Jaa, see on tema lemmikasi kogus maailmas, lisaks loomadele muidugi. Kuna meil on siin ka väike spiker, siis ma natukene spikerdan. Sisemine laps, sinu hinge puhas tuum. Spirituaalses plaanis ei ole sisemine laps ainult mälestus lapsepõlvest, vaid hinge esmane vibratsioon enne traumade, ootuste ja rollide tekkimist. See on sinu siis see lapselikkus, see puhas rõõm, puhas autentsus. See on kõik see, mis olid enne seda, kui sa läksid kooli, kui sulle tekkisid sõbrad, sõbrannad, kui sind hakati vormima, su vanemad hakkasid sind vormima enda järgi, milline sa võiksid ja peaksid olema. Ja sisemine laps on see täielik autentne sina. See on osa sinust, kes tunneb tõeliselt ja vahetult, teab sinu tegelikke vajadusi, hoiab loomulikkust, mängulisust, uudishimu ja rõõmu, reageerib haavatavusega, kui teda ei kuulata. See on see, kohe toon see ilusa näite, kui sa mõtled oma lapse või laste või kui sa oled näinud lapsi, kui need tekivad tantrumid. Elavad täiega ennast välja ja see on ka täiskasvanud inimestel, kui see, et sa hakkad nagu vaidlema ja sa vaidled ja vaidled ja vaidled, et see on ka, sa lähed emotsionaalseks. Sellepärast, et sisemine laps läheb emotsionaalselt, ta tahab, et ta oleks nähtav, et ta oleks kuuldav. Kui sisemine laps on haavatud, inimene ei luba endal puhata, tekib hirm hülgamise, ebaolulisuse, issand, ma ei oska lugeda, mul oleks prilla vist vaja, või mitte piisava olemise ees. Ollakse kas üliemotsionaalne või hoopis tuim. Elu tundub raskem, kui see olema peaks. Minul on, sest et toon kohe enda puhul selle näite, ma ei lase endal lihtsalt olla. Mul on vajadus, Elis võib ka, nagu ma olen Elisega väga palju rääkinud, mul on kogu aeg vajadus midagi teha, sest kui ma midagi kogu aeg teen, siis ma tunnen, et ma olen vajalik. See on see mitte piisav olemine. Et kui ma lihtsalt olen, siis ma tunnen, et ma ei ole piisav. Ja samamoodi see hülgamishirm ja kõik need asjad on ka, kui sa mõtled ka enda peale, siis kui palju sul seda on, need on need traumad, mis on sisse tulnud. Väga palju. Ja. Et alati on see, et ka eelmises episoodis, kui me rääkisime sellest, et mis on spirituaalne inimene, siis tänapäeva ühiskonnas mina ja Elis, me mõlemad oleme näinud, et väga paljud inimesed, kes ütlevad, et on spirituaalsel teel ja nad on ja toimetavad siin, väga paljud ei ole isegi kuulnud sisemisest perest või nad on teadlikud, et on sisemine laps, aga näiteks ei ole teadlikud, et on olemas sisemine naine, sisemine mees või nad on teadlikud, näiteks naised on teadlikud, et on sisemine laps, sisemine naine, aga nad ei tea mehest midagi. Et minu jaoks on alati üllatav, et kui ma olen seltskonnas spirituaalsete vaimsete inimeste, kes ongi nagu praktiseerivad seda, siis minu jaoks on alati nagu see, et kuidas sa ei tea, kus sa nagu käid või isegi kui sa käid kuskil koolitusel asjad, et kuidas sulle ei räägita, sellepärast et see on väga suur tuumosa on tegelikult sinu sisemine pere, sest see hoiab sind harmoonias ja tasakaalus. Jaa, sest et kui sa sellega ei tegele, siis mul tekib küsimus, aga millega sa siis tegeled? Mina, kui oma sellest vaatenurgast võtan seda, siis samamoodi ma ei teadnud ju mitte midagi sellest. Ma ei teadnud sügasi üldse olemas. Ma teadsin, samamoodi ma tundsin, et nagu sisemine laps on olemas, ma olen kuulnud sisemisest lapsest. Siis kui ma Pirksiga tuttavaks sain, siis oli see, et ta räägib mulle petsi. Ma olen mingi, mis asja, kes on pets? Who the hell is pets? Who the fuck is pets? Ise ennast petsiks või nagu, et nagu Pirks pets nagu PP on ju. Nüüd nagu mis värk on.
Siis kui ma laagris käisin, mida siis Pirks korraldas, siis ma õppisin tundma oma sisemist naist, sisemist last ja sisemist meest. See, kui sulle esitan neid küsimusi ja asju, kui väga mul klikkisid need kõik, käisid nagu pah. Kohe. Ma teadsin täpselt, et fucking god. Mida? Seda rohkem ka sinu sisemine pere muutub, et minul näiteks, kui me räägime siin lapsest, siis minu lapselikkus lööb megalt välja Elisega ja veel paari inimesega. Mulle meeldib kiikuda. Ma võin täiesti minna mänguväljakule kiikuma. Mul on olnud inimesi, täiskasvanud inimesi, kes on mingi Pirkskule, et ärme teha, et see on nii lapsik ja siis mul on nagu, et jah, aga mulle meeldib. Ma täiega meeldib. Samamoodi kui loomad on kuskil, ma olen mingi teha, pai. Ma musitaks ja kallistaks neid nagu räigelt kõiki lihtsalt. Nii, kui sisemine laps terveneb, inimene hakkab uuesti looma, taastub rõõmutunne ilma põhjuseta, tekib mängulisus, intuitiivsus, kergus, süda avaneb ja nii, siis spirituaalne tõde. Sisemine laps on kanal sinu hinge juurde. Kui temas on valu, siis on ka sinu hingehääl on tasasem. Kui ta terveneb, muutub su intuitsioon selgemaks ja elu voolavamaks. Kuidas sisemine laps end väljendab tänases elus? Reaktsioonid suhetes, vajadused, mis ei saa rahuldatud, rõõm, mis tekib ilma põhjuseta. Haavatud sisemine laps, hirm hülgamise ees, vajadus pideva kinnituse järele, tugevad emotsionaalsed reaktsioonid, konflikt ma tahan versus ma pean. Ja see on see, mis need triggerdavad sõnad, et kui keegi tuleb, ütleb, et sa pead, meil on eriti tugev sellisega, et kui keegi tuleb, ütleb, et sa pead tegema nii, siis sa pead selle sinna panema, sa pead seda tegema nii, sa pead seda sööma, sa pead, ma ei tea, praegu pissile minema, sa pead praegu koristama. Kõik see, et kohe, kui sul on see, sa pead, siis esimene vastus, mis mul alati tuleb, on see, et sa ütle mulle. Et üldse ka see ei ole ainult seotud sisemise perega ja sisemise lapsega, aga ainuüksi see sõna sa pead alati, kui sul tuleb, ole nüüd teadlik sellest, et kui sul tuleb juba see, ma pean midagi tegema, siis tegelikult sa ei taha seda teha. Sa ei taha ja sul tekib konflikt iseendaga. Et siis tegelikult esitada endale see küsimus, et miks ma pean? Kas ma pean seda praegu tegema? Miks ma pean seda tegema? Hakka nagu endaga diskuteerida. Et aruta iseendaga neid asju läbi, et miks ma pean seda praegu tegema, kui mul tegelikult homme on ka aega. Miks ma pean praegu sinna minema, kui mul tegelikult pole vaja sinna minna täna. Või praegu, või ma ei tea, 2 tunni pärast või 5 tunni pärast. Et andke endale seda aega ka niisama olla. Ma tean, et kõigil on väga kiire elutempo ja kõike, aga päris palju asju ei pea tegelikult tegema, vaid see on see, et pannakse ise endale see piirang, et ma pean tegema seda täna. Ma pean seda tegema nüüd, kohe ja praegu, kuigi tegelikult sul on natuke aega ajaliselt manööverdada. Ärge hakake nagu üle mõtlema, see on vaimses maailmas üks tähtsamaid asju, sa äkki üle mõtlema. Nii, sisemine naiselik energia, vastuvõtmine, voolamine, intuitsioon. Naiselik energia on sinu sisemine kuu. Ta ei ole seotud bioloogilise sooga, kõigil on nii naiselik kui mehelik energia. Mis ma just enne ütlesin, isegi kui sa oled naine, on su sisemine mees ja kui sa oled mees, on sul ikkagi sisemine naine. Sisekosmose naiselik aspekt hoiab intuitsiooni, tunneb energiat rohkem kui sõnu, on vastuvõetav, loov, voolav, ühendab sind keha, tarkuse ja tunde kaudu, on kaastundlik, rahulik, pehme ja tajuv. Teda tuntakse südame tasandil, mitte mõistusega. Ja siin ongi ilusti on kohe see, et ilus see näide, et öeldakse, naised on nii emotsionaalsed, aga sellepärast me olemegi emotsionaalsed, et naiselikkus, kõik see on tunnetus. Mehelikkus on see, et sul on see ratsionaalne mõistus. Sa mõtled, sa teed. Naine voolab. Nagu vesi, me lihtsalt voolame sujuvalt. Me lihtsalt oleme. Me ei hoia ruumi. Me lihtsalt oleme. Me oleme kaos.
kui niimoodi tegelikult kui sa võtad seda siis nagu kaasa arvatud ja sellega, et meil on juba põhimõtteliselt 4 erinevat personality't vastavalt sellele, et millises nädalas me oleme. Et kõik need hormoonid, kõik asjad, meil on juba 4 erinevat isiksust ja kui sul on veel rohkem neid, väga hea. Nii, kui naiselik energia on haavatud, sorry, siin tuli mingi värgendus ette sul. Nii, ja muidugi see ka veel, mis ma tahtsin öelda, kui Pirks rääkis, et see naiselik intuitsioon, reaalselt see sisetunne, see kõhutunne, jälle see kõhutunne, sa tead, et midagi on valesti ja sa tead, et sealt tuleb kuskilt mingi pauk ja sa lihtsalt, sa tead seda, you can't put your finger on it, aga sa tead. Seal me julgustame naisi ja ka mehi, kui sa tunned midagi, siis usalda, et see on õige, sest me omadest kogemust oskame väga hästi öelda, et meil on olnud see tunne ja siis näiteks see inimene, kellega sul see tunne on, ta ütleb sulle, sa tunned valesti, sa mõtled valesti, see ei ole nii, sa kujutad seda ette ja pärast tuleb välja, tegelikult sul oli fucking õigus. Terve fucking aeg. Siis minul on alati nagu küsimus, et ka seos ühe inimese, kellega mul on olnud väga palju neid kogemusi. Minul nagu tekkiski see, et ma küsisingi selle inimese käest, et kust võtad sina või kust võtsid sina õiguse tekitada minus seda tunnet, et ma hakkan endas kahtlema. Kogu aeg, kui midagi oli ja ma küsin ja sa vaatad mulle sirge näoga otsa, ütled, et ei ole nii. Ja tegelikult pärast tuleb välja, et oli. See on nii haige, et inimesed arvavad, et need asjad ei tule välja, aga kallikesed, need asjad tulevad välja. Eriti veel see, kui sul on sa tunned, sa päriselt füüsiliselt tunned seda. Sul on õigus ja nagu mida rohkem mul näiteks on see, et ma tunnen, et mul on õigus või et ma tean, et midagi on seda tugevam see tunne on. See on nagu nii jõhker vahepeal olnud. Ta hitib sul nii kõvasti, et isegi kui sa üritad sellest, et mingi, et ei, ma ei usu või tegelikult ta ju ütles, aga saad aru, see tunne lihtsalt on see on nii jõhker. See on täpselt tunne, et keegi lihtsalt virutab sulle rusikaga täie hooga kõhtu ja see vahepeal on nii, see on õudne, aga samas ma olen nõus seda kogema, kui ma tean seda, et mu kõhutunne ütleb mulle, mis on õige ja mis on vale. Emotsioonitus. Inimene ei kuula oma keha, ignoreerib alateadvus, tekib hirm haavatavuse ees, kaob loovus. Kui naiselik energia on tasakaalus, intuitiivsed välgatuste ja sisetunde sõnumid muutuvad selgeks. Inimene oskab tunda, kuulata ja võtta vastu. Keha ja emotsioonid töötavad hormoonias, tekib rahu ja voolavus. Kuidas naiselik energia toimib igapäevaelus? Sisetunne, tundlikkus ja tajud, sisemise tarkuse kanal. Haavatud naiselik energia, üleemotsionaalsus või täielik emotsioonitus, seletamatu ärevus, loovuse kadumine, alistumine teiste ootustele. Minul klikkisid nagu eriti tugevasti just see eneseusalduse puudumine. Et see nagu täpselt sama, et keegi ütleb sulle, et ei, see ei ole nii või sa mäletad valesti ja siis sa oled nagu mingi, et sa hakkad endas kahtlema, nagu täiega kahtlema endas. Ja samamoodi see alistumine teiste ootustele, et sa püüad olla midagi, mida sa tegelikult ei ole. Sa muudad iseennast täielikult ja kaodates iseennast selles. Et omas kogemuses on rääkida see, et oled nagu suhtes olnud. Sa teed kõik selle inimese jaoks, sa oled olemas tema jaoks igat pidi, kuidas tal on vaja, aga siis kui sinul on teda vaja, siis teda ei ole mitte kuskil. Ja sa mõtled, et issand, et miks ta niimoodi käitub või miks ta niimoodi teeb ja sa oledki mingi, sellepärast, et tal on tegelikult savi. Ta ei saa ise ka aru, mida ta teeb või miks ta niimoodi käitub või nii ja see ongi lihtsalt nagu ja sa mõtled, et tegelikult ja ikkagi äkki armastab. Aga tegelikult ei, tal on jumala savi sinust. Ja see, et sa annad ise endast kõik, sa annad endast rohkem kui 100% ja sa ei saa mitte midagi vastu. Ja siis see lõpeb see suhe ja sa tuled sealt välja ja sa mõtled,
aga kes ma olen? Ma teen seda praegu läbi. Jaa, ma olen teinud seda läbi, see tulebki välja, või kes ma olen, kus ma olin, mida ma nüüd teen, aga mis nüüd edasi saab? Ja sa esitad neid küsimusi endale kogu aeg ja sa lihtsalt jätkad igapäevaselt mingit asjade tegemist, näiteks see, et sa käid tööl, sa oled tööl, sa lähed koju ja sa kas lülitad ennast täielikult välja, sellepärast et sa ei viitsi ja sa ei jaksa ja sa ei taha sellega tegeleda või sa päriselt võtad ennast kokku ja sa hakkad tegelema sellega, mis on muidugi raskem tee, mida võtta. Et ja see, et kas või see, et näiteks, et osad ju lähevad ühest suhtest teise suhtesse ilma, et nad oleksid seedinud, et mis on toimunud need eelmises suhtes. Tegelikult ega see väga, kui sa lähed järgmisesse suhtesse, sul on eelmises suhtes traumad ja oletame, et sul on võib-olla väga-väga hea uus kaaslane, väga mõistev, väga arusav, aga kuna sul on nii palju neid traumasid, see hakkab ühel hetkel täiega sind ammustama tagumikust. Sa hakkad ise käituma nii, nagu käitus sinu eelmine kaaslane. Et sellepärast, et kõik need traumad, mis sa said, sa peegeldad neid traumasid oma uuele kaaslasele. Mitte kõik, muidugi absoluutselt mitte, aga lihtsalt omast kogemusest rääkides, et ma ise olen teinud seda. Ma sain sellest aru ja mul oli meeletult kahju, et ma seda selle inimesele tegin. Aga kogemused. Ja me teadvustame seda, mida väga paljud inimesed ei teadvusta. Ma teadvustan iseendale seda ja ma olen seda väga pikalt iseendale teadvustanud tegelikult. Ja ma olen tegelenud sellega ja ma olen väga palju tegelenud sellega. Ja ma olen väga õnnelik, et ma olen tegelenud sellega. Nii, ja siis tuleb nüüd... Ja kindlasti ka sellega seos on see, et ka see sinu sisemine pere ja kõik sinu need tugevused, mis su sisemisel perel erinevatel liikmetel on, ära mitte kunagi lase ennast allapoole viia, kui sa tegelikult oled. Ära kunagi tee ennast pisemaks. Kui sa tegelikult oled. Helisega ma võin mõlema eest öelda seda, et me oleme olnud suhetes väga nõrkade meestega ja ma räägin nagu füüsilises kehas olevate nõrkade meestega. Me oleme väga-väga tugevad naised tegelikult. Me sisimas oleme mega tugevad. Ja selle asemel, et need partnerid hakkaks ennast ülespoole töötama, et mehed ja ka naised, jah, naiskad, oleme nüüd natukene, aga ka naistena me oleme väga-väga bitchid. Ja me võime ka tuua mehi väga-väga alla. Ja seal hakkabki see võimuvõitlus ja see ongi seotud selle sisemise pere kontekstiga. Sellepärast, et kui sinu sisemuses on sinu sisemine mees üle, sest ta on pidanud olema üle, ja rõhk on sõnal, ta on pidanud olema üle, et sa üldse eksisteeriksid, et sa saaksid kõigega hakkama, et sa oleksid siin olemas, siis see hakkab konflikti minema füüsilises kehas oleva partneriga. Ja te hakkate tõmblema. Sellepärast, et see füüsilises kehas olev mees ei ole piisavalt tugev mees, et hoida sind naisena ja sa ei saa olla selles suhtes päriselt naine ja sinu sisemine mees võtab selle oleku üle, mis tähendab seda, et suhtes oleks nagu kaks meest. Aga mis siis juhtub, kui suhtes on kaks meest? Konfliktid, sest mõlemad tõmblevad, kes hoiab ruumi, kes kaitseb, kes on see turvatunne, kus on see kindlustunne ja see hakkabki mängima. Eks selle asemel mehed ja naised teile siit üleskutse, palun hakkame tervenema päriselt ja palun hoiame üksteist suhetes. Ärme tõmmata üksteist alla. Ja samamoodi suhtleme, arutage, tean, see ei ole alati kõige kõrgem asi, mida teha, sellepärast, et sa ei tea seda täpselt, kuidas sinu partner või ükskõik kes sinu partner, su pereliige, su sõbrannad, su sõbrad, sa ei tea kunagi, kuidas keegi seda nagu vastu võtab. Võivad kaasa noogutada ja, ma saan aru, aga tegelikult see ei jõua kohale. Ja see probleemid või see sama murekoht tekib uuesti ja lõpuks see
on see asi, mis ajab kas lahku või siis sa kaotad kellegi vaata sõbrana või selle nagu pereliikmena ka nagu lähed tülli või midagi, et Pets alati ütleb, suhtle nii kaua, et sa jääb oksele juba oksendamiseni, räägid ja räägid ja räägid. Aga siis Petsu ütlus on ka vähem loba pikem samm, kas see on väike konflikt? Vähem loba pikem samm on mingites asjades. Näiteks kui me lähme poodi ja siis me naisena, ma tahan minna mingi, et seal on meik ja siis seal on veel mingid küünlad, mida tahaks nuusutada, vaat siis on see, kus Petsil on vähem loba pikem samm, teeme ära. Me tulime siia konkreetsete asjade järgi, me lähme. Aga rääkida, oi, Petsile meeldib, kui Pets saab juua alkoholi ja kui ta saab sigarit suitsetada ja kui on sigar, siis on hästi. Ja Petsil on omad pahad. Meil kõigil kusjuures Patreonis ka, kui me räägime, meie sisemisel perel on ka omad sõltuvused asjad. Aga see ei pruugi üldse tulla välja selles nagu sinu kehas. Jaa, täpselt. Et näiteks a la su sisemine mees, ma ei tea, arvad sa põlle või viskid, aga sina kui siin nagu füüsilises kehas ei salli kumbagi neist. Või et ma ei tea, et su sisemine naine, ma ei tea, kannab punast tuulepulka, et olla väga ekstravagantne, väga väljapaistev, aga füüsiliselt ei. Või mingi riietus näiteks ei meeldi üldse punane värv, mis on teemaks minul ja minu sisemisel naisel. Mu sisemine naine armastab punast. Mega, tal on kleidid, kontsad, kõik on punane, nagu reaalselt punane värv, lemmik. Mul ei ole kapis mitte tüdjule punast. Või isegi, mul ei ole isegi punaseid aluspükse. Et see ongi nagu kui wild see tegelikult on ja millal sa saad aru, et millal nagu on su sisemine naine on väljas. On samamoodi nagu mingid erinevad asjad, erinevad nagu olekud, kus sa oled nagu mingi, et ma täna teeks endal nagu korraliku meigi näiteks. Või ma panen oma juuksed, ma ei tea, ma teen näiteks lokke või ma sirgendan või seal on nii erinevad olukorrad või mis sulle näiteks meeldib. Ma ei tea, stand-up komedi, kellele see meeldib, mida sulle meeldib kuulamas käia, kui sa käid näiteks mingi kontserdil, mõtle korra selle peale, et kui sa mingid asju teed, kes see võib sinu sees olla? Kas sinu laps, sinu sisemine naine või sinu sisemine mees? Näiteks minul on reaalselt, kui me nüüd võtame mehe kohe siia järgi, teeme kõigepealt selle mehe ära, ehk siis sisemine mees on siis suund, struktuur ja tegutsemine. See on see, teeme ära, ei mingisugust laiali voolamist, konkreetsus, struktuur. See on see, mis nagu meestel on, et ka füüsilises maailmas, kui me vaatame mehi, teeme ära, kui palju teie partnerid on teile öelnud. Lähme, teeme, tõn. Ja me oleme naisena mingi, oota, meil läheb aega. Ma tahtsin veel vaadata sinna. Fokusseeritus ehk ongi, et nad on fookuses, et nemad ei saa teha mitut asja korraga. Et samamoodi, kui nad midagi teevad, neil on vaja nagu fokusseerida, olla ainult selles. Et kui sa seal lobised ka, siis ta ei tee sinust välja. Ja samamoodi mehel on... et Pirks on hinge ja kasja kallal sisemises mehes nagu niimoodi käima kohe läheks. Pets saab nüüd natuke olla, siis on eesmärk suund. Me teame, kus me lähme, kuidas me lähme ja me lähme sinna. Ütlen kohe ära, et orienteerumine on minu mehe teema. See on Petsi teema. Ma olen kõige hullem orienteeruja üldse. Ja kui Pets on väljas, ma orienteerun. Ma hakkan kusjuures see paremaks läinud. Jaa, selles suhtes, et kui sa tuled sinna vanalinna, mis see Reval Cafe juurde ja ta helistab mulle, ma eksisin ära, ma küsin, kus sa oled, ma ei tea, siis nagu ja ta tuli muidu sealt Vabaduse väljakult kõndis ja siis ta eksis ära. Google, ärme unustame seda, et Google Mapsiga. Aga kõik teavad seda, kes nagu mind päriselt mind teavad, et minu sisering, et ma võin minna poodi sisse ja ma tulen poest välja ja ma ei tea, kumba suunda minna, sest ma ei tea, kust ma tulin. Ja siis, kui võtab Pets üle, kõik on lihtne. Ilus näide meil siin paar päeva tagasi oli, kus Elis läks paanikas, sellepärast et tema iPhone lihtsalt jooksis kokku. Ja selle asemel, et tema läks täiega närvi, siis mina lihtsalt olin rahulikult, Pets tuli ette, ütles, et kuule,
mine nüüd YouTube'i, pane sinna nüüd iPhone blä, mis iganes sul on, screen has problems ja solvime ära ja korras. Ja me saime selle korda ja see ongi seesama, sisemised rollid võtavad vastavalt vajadusele, aga see on see, et mida rohkem sa nendega tegeled, mida teadlikum sa oled, mida rohkem sa kuuled ja kuulad oma sisemist pere, seda rohkem sa tegelikult saad aru, kes nad on, millised nad on, millised nende iseloomujooned on, kõik siuksed kui erinevad nad on ja kuidas nad üksteist tegelikult täiustavad. Sa mõistad seda kõike ja see tööb kokku veel, sa oledki see tervik. Jah, ma tean näiteks seda, et kui ma alkoholi tarbin, siis teed tuleb välja. Ta on nagu mingi Ja kindlasti mehel on ka tegutsemine, siis tugevus ilma, ja kuulake nüüd, ilma agressioonita. Agressiivset. Nagu sorry, aga päriselt ka ei ole see, kui sa ütled, et sa ajasid mind närvi, kui palju me oleme kuulnud naistena ja ka meestena loomulikult, sest et me ei unusta ära seda, et kõik on omavahel seotud, kui palju me oleme kuulnud, kui sinu partner on agressiivne, vahet ei ole, kas mees või naine, ja ta ütleb, sina panid mind niimoodi käituma. Tekitasid selle olukorra. Ei, kallis, asi on sinus. See on jälle seesama teema nagu esimeses episoodis, see, et näidatakse näpuga kellegi teise peale, see, et tegelikult, kes sellest kõigest süüdi on, oled sa ise. Ja see on seesama, see vastutamine. Hakake palun vastutama. Kui sa olid agressiivne, verbaalselt, energeetiliselt, palun ärme unusta ära ka energeetiline agressiivsus on olemas. Kui sa olid verbaalselt, energeetiliselt, füüsiliselt, vaimselt, mida iganes, siis sa ei saa öelda, et ei, mina ei vastuta. Sina tekitasid minus seda. Ei, ma trigerdasin sinus mingit punkti, aga see, kuidas sina reageerid, on sinu teha. Ja nagu ma enne kui ütlesin, see mehe teema on siis see, et ma tean, kuhu ma lähen ja ma tean, kuidas sinna jõuda. Mehed lähevad punktist A, punkti B, kõik. Ja nii ongi. Väga konkreetne. Siis on see, et kui mehelik energia on haavatud, siis samamoodi nagu siit varem juba läbi käis, siis ei oska inimene seada endale piire. Kaob suund ja fookus, asjade edasi lükkamine, mida me kõik teame. Või siis võib tekkida ka selline vastupidine äärmus, ehk siis see, et on liigne kontroll, sa oled kogu aeg pinges ja samamoodi agressioon. Kui mehelik energia on tasakaalus, on otsustuskindlus, see, et sa tead oma väärtus, sul on see enesearmastus, millest me väga palju oleme siin rääkinud, siis on see, et sa nagu, sul tekivad ideed, asjad. Et sul tekib nagu see motivatsioon teha, et meil Elisega on ka väga tihti on see, kus meie mott on väga maas. Väga maas. Täielikult. Üles sul ei ole absoluutselt mitte mingisugust motivatsiooni, ei tööle minna, ei mitte midagi teha. Tahakski lihtsalt olla voodis, chillida, ma ei tea, TikTok'i scrollida. Ja lihtsalt olla. Sa ei taha tegeleda selle välismaailmaga. Absoluutselt. Et keegi ka tuleb oma mingi asjaga ja sa oled nagu mingi fuck this shit, ma ei taha. Ja, mitte täna. Tahan lihtsalt ühte päeva või nagu mingeid tunde, kus ma ei pea mitte midagi tegema. Kus sa saad lihtsalt olla. Ja see on nii vajalik. See on nii vajalik. Ja siis, kuidas need kolm siis omavahel nii-öelda kokku, see dünaamika sobib, see laps, see meie naine ja mees on siis see, et naiselik energia kuuleb neid hingesosinaid, ehk see emotsionaalne pool nii-öelda, siis sisemine laps on siis see, et mida tegelikult hing vajab, et ongi see, et vahepeal lihtsalt lollitada, see aeg maha, ja täpselt, mingi magada kella 2 päeval. Ja siis mehelik energia on siis see, mis nii-öelda tegutseb, viib nagu kõik ideed, asjad tegelikult ellu. Et mis ka nagu hoiab. Ja kuidas sa siis saad aru, et sa oledki nagu kontaktis kogu selle dünaamikaga ja see toimib, ongi see, et sa tunnedki ennast hästi, sa tunnedki ennast tasakaalus
ja see on ka see, miks sisemise pere puhul on nagu mega tähtis, et sa kuulad kõiki. Sa arvestad kõikidega. Jälle omadest kogemustest, mis nagu inimesed on rääkinud, on see, et tavaliselt pannakse rõhk kas ühel või kahele. Tavaliselt on ka sisemine laps on nagu A ja O ja siis naistel on ikkagi sisemine naine A ja O ja meestel on ka nagu võib-olla sisemine laps ja siis sisemine nagu mees on ju, aga siis naise puhul siis see sisemine mees jääb tahaplaanile ja mehe puhul jääb sisemine naine tahaplaanile. Et see jälle, ta viib su tasakaalust täielikult välja. Sest mul oli ka ju alguses, kui ma üldse sain teada, et on sisemine mees, sisemine laps ja sisemine naine olemas, Piretile ütlesin, et ma arvan, et mul ei ole sisemist meest, et ma üldse ei tunne, et teda oleks. Kuigi tegelikult tuleb välja, et ta on üpris tugev mul, tugevalt siis minu sees, et edupoiss. Nad on nagu väga erinevad. Ka füüsiliselt tegelikult sa, see ongi jälle see, mida rohkem sa oled kontaktis, et näiteks minu puhul on see, et minu sisemine mees ei ole absoluutselt vürtsi, täielikult null vürtsikad toidud, asjad ja siis, kui on pets, on väljas ja ma söön mingit toitu, pets tunneb pisimagi vürtsi reaalselt ära ja tal on mingi fuck this shit, I'm gone, nagu ma lähen lihtsalt ära, vaata. Neil kõigil on oma iseloomujooned, aga see on jälle see, et mida rohkem sa iseendaga tegeled oma sisemaailmaga, seda rohkem sa tegelikult õpid tundma neid. Ja, et tegelikult me tegeleme igapäevaselt ikkagi. Kõik need, mis ütlevad, kes see meist ütleb seda, et kas see mu sisemine laps või kas see mu sisemine mees või sisemine naine või ma ei tea, ma söön midagi, mul on midagi isu ja siis ma mõtlen ka, et et see mu sisemise naise isu või see mu sisemise mehe isu või see mu sisemise lapse isu. See on nii huvitav, et sa hakkad neid asju tähele panema alateadlikult, sa paned tähele mingi, kuna mu sisemine laps tahab täiega kommi või et mu sisemine mees tahab võtta õhtul sükse väikse õlle, savi, et ma ei joo muidu õlle. Absoluutselt. Vahepeal, let's be honest, on ju. Aga mitte nagu väga tihti. Aga näiteks mu sisemisele mehele väga meeldib õlu. Ta istub teleka ees, teeb väikse õlle, vaatab jalka, jumala okei. Ja sisemisele naisele meeldib vein, vahepeal istub, loeb raamatut, väike vein, täiesti okei. Ja see ongi, et neil kõigil võivad olla nii-öelda erinevad kodud, et kus nad nagu on, et ka need happy place, kus sa tunned ennast turvaliselt, kõigil võib olla erinev, aga see ongi see, et nad on üksteisest kõik teadlikud. Et see ei ole, et nad on täiesti eraldi kuskil, vaid nad on üksteisest teadlikud. Ja nad aitavad üksteisel mõista asju. Et seda me soovitame ka, et kõik need teemad, mis me siin ka räägime, näiteks samamoodi nagu praegu on sisemine pere. Mina isiklikult soovitan ja ma olen nagu kindel, et sina ka on see, et kui te olete suhtes või kui te hakkate kellega teitima kõike seda, siis jälgige ka seda teist inimest. Kuidas seal nagu hakkab see nagu kontrast välja, nagu kuidas see dünaamika, selle partneri sisemise pere dünaamika ja sinu sisemise pere dünaamika, kuidas need omavahel on, sest see näitab kohe ära tegelikult, kas seal on üldse mõtet minna või mitte. Kas sisemised lapsed mängivad omavahel, kas näiteks näiteks tögamine, meil omavahel ka Helisega on see tögamise see ja teistega ka, et meil oli väike sissetungi külali, et kas nad nagu sobivad üksteisega, sest seal ongi see, et kui sina oled teadlik, siis tegelikult me soovitame, et sul võiks olla ka partner, kes on ka teadlik sellest või vähemalt huvituks. Või kui sa räägid tal sisemisest perest näiteks, siis et ta huvituks ka sellest, et ta tahaks nagu teada, mis see on, kes need on ja kõike seda. Sest et oi, kuidas te trigerdate. Partnerid vahet ei ole, kas see on nagu kellega sa koos elad, on see sõbranna, on see su pereliige, mida iganes. See tegelikult need trigerdavad, et seal on ka, et kui mina tean seda, et kuna minul sisemine mees on täiega üle,
nagu Pets on täiega üle ja ta on nii nagu selles kaitsvas seisundis. Praeguseks on kusjuures läinud see paremaks, aga selline nagu keerulisem lasta nagu oma sisemisel naisel tulla, sest Pets on alati see, et ei, mina siin olen, mina nüüd kaitsen, mina olen. Aga siis, kui näiteks, kui ma olen Helisega koos ja ka veel paari inimesega, siis Pets on mingi, et ma võin nüüd puhkama minna. Et seal ei ole nagu seda nagu kaitseseisundit ei teki ja samamoodi on ka see, et partner tuleb nagu karjuma või on agressiivne, siis minul oli kohe see, et Pets oli mingi kohe nagu ees, sa ei tule minu partneriga niimoodi rääkima, ta läks nagu täiesti kaitseseisundisse, et see on ka jälle, et kuidas see nagu omavahel on. Kui sinu partner ei saa sellest aru ja kui ta ei ole nagu teadlik nendest asjadest, tekivad ka probleemid. Mega suured misunderstandingud, möödarääkimised, kogu see plaus sinna. Mina nagu päriselt soovitan, et meil Patreoni tulevad ka üles sisemise pere küsimustikud, et kus te saate ka seda nagu ise teha, proovida, katsetada ja samamoodi, et kui tekib mingisugune küsimus, kuskil tekib mingisugune arusaama ja midagi, siis alati saab meile kirjutada, saame aidata, me toetame, me oleme olemas, et alati kirjutage. Küsimused on alati oodatud, kui sul on palju küsimusi, siis tegelikult ongi see, et sa tahad saada vastuseid ja alati kirjutage, alati küsige, no probleemo. Samamoodi, kui on mingisuguse teema kohta, et te tahate veel rohkem, siis me saame alati teha nii-öelda need lisaepisood asju, veel nagu sügavamale minna, et praegu ongi see, et me lihtsalt scratch the surface nii-öelda, et niimoodi siit hästi pealist pinnasest. Täiesti algusest. Samamoodi nagu esimene episood oli mis on spirituaalsus. Ka see episood on sisemine pere, et me liigume üha nagu väljapoole iseendast tegelikult. Samamoodi kõik tulevased teemad on ka, et see, mis siis on nagu väljaspool sind, väljaspool seda kõike. Et me vaikselt läheme edasi, taaskordselt soovitame kuulata täiesti esimesest episoodist saadik. Et te mõistaksite. Nii. Ma arvan, et siis see on meie episoodi lõpp. Täpselt meie teise episoodi lõpp. Taaskordselt aitäh kuulamast. Aitäh, et te olete olemas. Taaskordselt like and subscribe. Nagu alati, see on väga suureks abiks ja samamoodi me näeme siis, et kui paljud teist vaatavad meid ja hindavad meid, mis on väga armas ja väga tore ja lots of love teile kõigile. Samamoodi leiate meid Instagramist, TikTokist ja Spotifyst. Nimi on täpselt sama, Your Spiritual Momies podcast. Samamoodi võite kirjutada meile ka Gmailile, kui on küsimusi või kui... Isegi kui teil võib-olla tuleb mingil hetkel see, et kas te sellisel teemal võiksite rääkida? Absoluutselt. Või omadest kogemustest näiteks, samamoodi. Samamoodi, et kirjutada omad kogemused, omad lood. Oi, neid me ootame, ma täiega ootan neid. Et neid me ootame väga ja kõik on oodatud. Bye!